Tere jälle! Kujuta ette, et sa elad rahulikult oma elu ja järsku keegi sajab sulle koju sisse ja ütleb, et sul on kohustus mulle anda oma varadest 5000 eurot, telekas, läpakas, 2 tugitooli, köögilaud, 4 rulli majapidamispaberit, 2 purki maasikamoosi, pakk grillsütt, 3 autorehvi ja nii edasi. Lisaks tuleb pese minu auto ära ja sa pead käima 6 korda nädalas minu maja koristamas. Kui sa seda ei tee, siis sa saad peksa. 18. sajandi talupoeg oleks selle peale öelnud story of my life. Kui te mäletate, siis me rääkisime, et juba keskaja lõpust alates olid eestlasest talupojad olnud ühiskonna alamkiht. Nad tegid rasket tööd põllul ja pidasid sellega üleval sakslastest aadlikke, kelle elu oli lust ja lillepidu. Sama asi jätkus Rootsi ajal ja ka tsaari ajal. Eestlaste positsioon ühiskonnas halvenes pidevalt, neilt võeti järjest ära õigusi. 17. ja 18. sajandi Eesti talupoja kohta võib lausa öelda, et ta oli päris ori. See tähendab, et ta ei olnud vaba inimene, vaid sisuliselt kuulus sakslasest mõisnikule. Inimesed kuulusid teistele inimestele, saate aru. Tänapäeval on seda raske ette kujutada, aga see on üsna jube asi. Sel ajal võis üks inimene teisele kuuluda umbes nii, nagu sinu nutitelefon või sinu kingad kuuluvad sulle. Oma nutitelefoni või kingadega sa võid põhimõtteliselt teha, mis tahad. Sa võid visata nad põrandale puruks, ära müüa, kellegagi vahetada ja nii edasi. Loomulikult sa tegelikult ei viska oma nutitelefoni põrandale puruks, sest siis sa ei saa sõpradega suhelda ja mänge mängida, aga põhimõtteliselt sa saaksid seda teha. Telefon ise ei saa öelda, et ma ei lase sul end puruks kukutada ja keegi ei pane sind vangi, kui sa telefoni puruks kukutad. Aga samamoodi nagu telefon ei saa enda eest seista, samamoodi ori ei saa teha mitte midagi, kui aadlik otsustab lambista maha müüa või talle peksa anda. Üldiselt aadlikud ei olnud muidugi lollid, neil oli vaja, et talupojad teeksid tööd ja teeniksid neile raha. Kui nad oleksid talupojad maha tapnud, siis nad oleks ise nälga jäänud. Ehk siis talupoegi päris ära ei tapetud, aga neile võidi peksa anda. Aga see talupoegade olukord läheb veel toredamaks. Ühesõnaga, aadlikud mõistsid talupoegade üle kohut. Kui mõni talupoeg oli seadust rikkunud või lihtsalt keeldus töötamast, võis aadlik talle määrata karistuseks ihunuhtlust ehk kindla arvu vitsahoope. Ja seda ikka juhtus päris tihti. Ja see polnud lihtsalt mingi ata väikeste okstega, vaid see oli selliste korralike keppidega, nii et pärast talupojal selg narmendas lihast ja verest. Igas mõisas olid erilised peksukohad ja iga nädala lõpus olid erilised nii nimetatud peksupäevad. Kui talupoeg leidis, et aadlik karistab teda ebaõiglaselt, siis ei olnud tal kellelegi muule kaevata kui sellele samale aadlikule või mõnele teisele aadlikule, kes oli tõenäoliselt selle aadliku sõber või lausa sugulane. Suht tore, eks? Kujuta ette, et sa oled talupoeg 18. sajandil. Sa keeldud aadliku eest tööd tegemast, ütled, et aitab sellest jamast. Seepeale aadlik laseb sulle vitsa anda. Ja siis sa ütled talle vastu, et sa ei tohi mind peksta, ma kaeban sind kohtusse, kuradi sadist. Ja selle peale aadlik vaid naerataks ja ütleks, kahjuks otsustas kohus kaebuse rahuldamata jätta. Sellega asi veel ei piirdunud. Päris orjad ei tohtinud ilma omaniku loata kodukohast lahkuda ning neid võidi osta, kinkida, vahetada ja müüa nagu asju või loomi. Mõnikord juhtus ka seda, et üks aadlik müüs oma talupoja teisele aadlikule, näiteks 2 hurdakoera eest. Ja kogu see süsteem, et talupoegadel ei olnud mingisuguseid õigusi, see oli aadlikele kasulik, sest päris orjad tegid nende eest tööd, näiteks kasvatasid vilja või loomi, ja suure osa selle töö tulemusest, antud juhul näiteks viljasaagi ja liha, pidi päris ori andma aadlikule. Ja aadlik müüs selle siis turul maha ja ostis selle eest endale uue uhke tõlla näiteks. Aga päris orjale jäi ainult nii palju, kui oli vaja tema enda pere hädapäraseks toitmiseks, et ta päris nälga ei sureks. Talupoegade kohustusi osa oma saagist kellelegi teisele anda nimetatakse koormisteks. Põhimõtteliselt need olid nagu maksud, aga lihtsalt ajaloolased ajavad asja alati liiga keeruliseks ja mõtlevad iga asja kohta mingi oma sõna välja. Põhimõtteliselt koormised on sama asi, mis maksud. Eesti talupoegadel oli 18. sajandil palju koormisi. Teotöö, loonusandam, kirikukümnis, abitegu, mõisavoor ja nii edasi. Esiteks teotöö. See tähendab seda, et talupoel oli põld ja tema ise koos põlluga kuulus mõisnikule. Aga lisaks sellele olid mõisnikul veel päris oma põllud. Aga ega mõisnik seal põldudele ei hakanud tööd tegema. Selleks oli igal talul kohustus saata üks mees hobuse ja tööriistadega mõisapõllule teotööd tegema. Teotöö oli siis füüsilises töös makstav koormis. Ja mõnikord oli vaja seda teha lausa 6 päeva nädalas ehk 6 teopäeva. Ja samal ajal oli ju taluperemehel seda meest, hobust ja tööriistu oma põllule ka vaja, aga mõisniku ei kottinud. Seejärel oli loonusandam ehk kõik see saak, mille talupoeg oma põldudelt oma enda tööga sai. Sellest tuli osa mõisale anda. Hoolimata sellest, et ühe töömehe oli ta juba ära andnud, eks ole.
ja see loonusandam oli põhiliselt vili, aga sellele võisid lisanduda väiksemas koguses ka näiteks lambad, kanad, munad, tatar, herned, lina, kanep, humalad, mesi, haned, õlu, naerid, hein, puud, õled, lauad, aiateibad. See on siis see, mida ma tänase tunni alguses silmas pidasin. Enam-vähem kõigest, mida talus tehti, võeti mingi osa ära. Rahas maksti neid koormiseid suhteliselt vähe, aga tihti oli väike rahamaks või raharent sellele kõigele veel lisaks. Ja sellest samast saagist, millest oli nüüd suure osa andnud mõisnikule, sellest samast saagist tuli maksta ka kiriku kümnist ehk 10% tuli maksta kirikule, et kirikus preester või pastor saaks siis elada. Aga sellega veel asi ei lõppenud. Kui teotöö 6 päevast nädalas ei piisanud ja mõisnik taipas, et tal on järsku vaja mingi kiireloomuline töö põllul lõpetada või ehitada või parandada mingi mõisahoone, siis ta võis öelda talupoegadele, et kuulge, et mul on vaja see asi ka ära teha. Ja muidugi see töö oli ilma tasuta töö, seda nimetatakse abiteoks. Või siis oli veel ka selline koormis nagu kohustus käia mõisavooris. Ehk kui mõisnik tahtis näiteks nendelt samadelt talupoegadelt võetud vilja turule viia ja sellega endale raha teenida, siis näiteks talupoeg pidi keset talve Peterburi turule selle kraamiga sõitma ja ei saanud selle eest ise mitte midagi. Ja nagu sellest veel vähe oleks, siis riik tahtis ka veel oma osa. Iga küla peale pidi saatma igal aastal mõne poisi nekrutiks Vene kroonusse ehk Vene sõjaväkke. See naljakas sõna nekrut tähendab inimest, kes on värskelt sõduriks värvatud. Ja tol ajal oli sõjaväeteenistus 25 aastat ja sõdurid võidi saata kaugele tsaaririigi teise otsa, nii et see oli väga ränk asi. Nekrutiks määrati liisu heitmisega, nii et kes oli selle loterii võitnud, sellega jäeti põhimõtteliselt igaveseks hüvasti. Ei olnud erilist lootust, et seda nekrutiks võetud poissi kunagi oma kodukülas enam nähakse. Et tõenäoliselt saab kuskil sõjas surma. Tänapäeval on meil ka palju kohustusi. Teie kõigi vanemad peavad riigile maksma palju erinevaid makse. Tulumaks, sotsiaalmaks, maamaks, käibemaks ja nii edasi. Tundub ka nagu keegi rööviks meilt kõik ära ja meile endale jääb nii vähe. Aga vahe on selles, et tänapäeval vähemalt täiskasvanud inimesed saavad ise valimistel hääletada, et kes saab valitsusse. Ja siis valitsus otsustab, milliseid makse on vaja, milliseid makse on vaja tõsta, milliseid on vaja langetada. Ja inimesed saavad ka valimiste kaudu ja muidu avaldada oma arvamust selle osas, kuidas neid makse tuleks kasutada. Ja nendest maksudest kogutud raha eest me saame tänapäeval igaüks kooliharidust, me saame arstiabi, parandatakse meie teid ja nii edasi. Aga paarsada aastat tagasi elanud talupojad ei saanud nende koormiste maksmisest midagi. Ja selle kõige peale tekib küsimus, et kas talupoegadel ei saanud villand sellest kõigest? Muidugi, aeg-ajalt ikka sai. Ja aeg-ajalt oligi talurahva rahutusi, kus talupojad mässasid mõisnike vastu. Aga paraku lõppesid need peaaegu alati nii, et aadlikud kutsusid sõjaväe appi ja talupojad peksti laiali. Aga kas mõisnikel ei tekkinud kordagi süümepiinu talupoegade halva kohtlemise pärast? Ikka tekkis. Oli väga palju Balti-Saksa mõisnikke, kes ei pidanud sellist ühiskonna korda õigeks. Nad leidsid, et ükski inimene ei tohiks teisele inimesele kuuluda, vaid kõik inimesed peaksid olema vabad ning päris orjus tuleb ära kaotada. Nad üritasid ka veenda teisi aadlikke ja Vene tsaari seda tegema. Ja aastakümnete pikkuste arutelude tulemusel hakati lõpuks aru saama, et niimoodi jätkata pole õige. No ja lisaks oli veel see, et aadlikud ise said aru, et talupojal pole mingit huvi tööd teha, kui ta ei tee seda enda jaoks, vaid talt võetakse kõik niikuinii ära. Eestlastel tekkis selle kohta isegi väljend mõisaköis las lohiseb. See tähendas siis seda, et mõisale tehtavatesse töödesse suhtuti ükskõikselt ja tehti neid ainult sellepärast, et mitte peksa saada, mitte erilise innuga. Aga igatahes aadlikud said aru, et nad saaksid ise rikkamaks, kui talupoegade elu paremaks läheks, sest siis teeksid talupojad suurema rõõmuga tööd ja ka aadlikud saaksid sellest suuremat tulu. Ja 1816. aastal kaotati päris orjuse esmalt Põhja-Eestis, mida tol ajal nimetati Eestimaa kubermanguks. 3 aasta pärast 1819. aastal tehti sama ka Liivimaa kubermangus, kuhu kuulusid Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti. Esialgu eriti palju ei muutunud, sest mõttes, et eestlased olid küll nimeliselt vabad, aga talud ja põllud, kus nad olid elanud ja töötanud, jäid mõisnikele. Ehk siis kui nad tahtsid oma kodus edasi elada, siis nad pidid mõisnikule renti maksma. Aga see tegi suht sama välja, mis enne, et ikkagi pidi suure osa oma saagist andma mõisnikule. Ja mis te arvate, kuidas talupojad sellesse suhtusid? Aga alles 19. sajandi keskel anti talupoegadele ka õigus oma talusid mõisnike käest endale osta. Ja kui tekkis võimalus oma kodu endale päriseks osta, siis hakkasid paljud eestlased kõvasti tööd tegema ja raha kogume, et vajalik summa kokku saada. Ja see eesmärk, et saada oma talu päriselt endale, et ei peaks enam mõisnikule alluma, seda tahtsid paljud nii tulihingeliselt, et mõni taluperemees murdis terve elu kuni surmani rasket tööd, et tema lapsed ja lapselapsed saaksid elada paremini. Ja seda nimetatakse talude päriseks ostmiseks, see on Eesti ajaloos selline üsnagi suur sündmus.
Aga kuidas nägi välja ühe tavalise Eesti talupoja elu tsaari ajal? Väga palju nende elust kulges ikka samamoodi nagu rauaaja lõpus, kuigi mööda oli läinud rohkem kui 500 aastat ja mujal maailmas sõitsid ammu juba rongid ja töötasid suured tehased. Eestlase peamine elatusallikas oli ikka veel oma põllul kasvav vili, oli see rukis või oder või nisu või kaer, aga 18. sajandi keskpaigas lisandus ka kartul, mida õpiti Euroopas tundma alles pärast Ameerika avastamist 15. sajandi lõpul. Talupoegade elu sõltus jätkuvalt väga paljuski loodusest. Talved olid ikka külmad, isegi natuke külmemad kui tänapäeval, need tuli lihtsalt üle elada ja peamiselt toas istuda. Suvi oli seevastu töine aeg, mida ei tohtinud absoluutselt raisku lasta ja nende lühikeste soojade kuudega tuli saada piisav viljasaak ning koguda loomadele piisavalt heina, et lihtsalt järgmine talv üle elada. Ja tööde rütm oli ikka sama, mis rauaajal ja keskajal ja nii edasi. Kevadel künti maa üles, külvati vili maha. Sel ajal, kui vili kasvas, tehti loomadele heina. Kui vili augustis valmima hakkas, siis algas lõikusaeg ehk vili koristati põldudelt, peksti viljapeadest seemned ehk terad välja ja lõpuks viljateradest tehti jahu. Ja ka elamute osas ei olnud 500 aastaga palju muutunud. Kui mõisnikud elasid tsaari ajal juba uhketes häärberites, siis eestlased elasid jätkuvalt madalates palkidest majades. Elamud olid küll arenenud mõnevõrra keerulisemaks kui see rauaaegne elamu. Rauaaegne elamu oli siis üheruumiline, aga sellist tsaariaegset talupoja elamut nimetatakse rehielamuks, seal oli juba mitmeid ruume. Sa oled kindlasti näinud maal käies või mõnes muuseumis selliseid pikki vanaaegseid palkmaju, sest neid on veel üsna palju Eestis alles. Ühesõnaga, need on siis need, mida nimetatakse rehielamuteks. Rehielamu koosnes mitmest osast, millel igaühel oli oma otstarve. Selle maja südameks oli suur reheahi. Südameks seepärast, et sellest sõltus otseselt inimeste ellujäämine. Selle ahju soojus aitas talve üle elada ja selles ahjus küpsetud leib hoidis hinge sees nii-öelda. Ehk siis see oli suhteliselt tähtis asi. Ja selle maja keskel oli rehetuba, mis oli siuke suurem ruum ja selle otstarve oli nagu tänapäeva elutubadel natuke. Et see oli põhiline koht, kus tehti süüa, veedeti aega, tehti tööd, kuigi muus osas oli ta üsna erinev. Näiteks seal ei olnud telekat ja seal võis olla näiteks muldpõrand ainult, ehk siis ei olnud mingisugust parketti või laudpõrandat või mingeid plaate, oli lihtsalt muld võis olla. Maja ühes servas olid kambrid, need olid siis tavaliselt puhtamad ja soojemad ruumid, kus magati. Ja teises servas oli rehealune, mis oli natuke nagu garaaž, selline suurem kütmata ruum. Ja seal hoiti näiteks talvel loomi, aga ka muidu igasugust kola, heina loomadele, vankreid ja hobuseriistu. Kui oli vaja suuremat ruumi, et näiteks pulmi pidada, siis kasutati ka seda rehealust. Lisaks toimus rehealuses näiteks rehe peksmine ja tuulamine. See tähendab seda, et kui vili oli põllult koristatud, siis peksti viljakõrtest seemned või viljaterad välja ja siis selle tuule abil, mis sealt läbi lasti, sõeluti terad muust tolmust ja prahist välja. Aga mida eluolust veel? Kuna talupojad olid seotud maaga ja mõisnikud ei lubanud neil vabalt ringi liikuda, siis enamik inimesi suhtleski ainult oma piirkonna inimestega ning kaugemale ei sattunudki. Ja seepärast kujunes igas piirkonnas just sellele piirkonnale omane kõnepruuk ja kultuur. Mingi piirkonna eristuvat kõnepruuki nimetatakse murdeks. Murre on nagu väike keel. Tänapäeval on Eestis murdes kõnelejaid väheks jäänud, aga võib-olla olete näiteks märganud, et Saaremaal öeldakse õ asemel öö, ehk siis Saaremaal on oma saarte murre. Ja ka näiteks Setumaal räägitakse üsna teistsugust eesti keelt, see ongi tegelikult peaaegu nagu eraldi keel, sõltub kuidas vaatad. Aga samamoodi kujunesid igas piirkonnas ka oma kombed ja oma rõivamoed. Rõivad ütlesid sel ajal inimese kohta üldse väga palju. Sinu rõivastest võis aru saada, mis piirkonnast sa pärit oled, kas sa oled abielus või vallaline ning kui jõukas sa oled. Tänapäeval me nimetame selle ajastu rõivaid rahvarõivasteks. Ja tänapäeval on kombeks kanda neid laulu- ja tantsupeol, aga ka niisama pidulikel üritustel ning need väljendavad kandja uhkust oma päritolu ning eestlaseks olemise üle. Ka 18. ja 19. sajandil olid need rõivad pidulikud riided. Neid kanti ainult kirikusse minnes või pidupäevadel. Ja kokkuvõte. Esiteks, 17. sajandist 19. sajandi alguseni olid eestlastest talupojad päris orjad ehk mõisnike omand. Teiseks, talupoegade kohustusi mõisnike ees nimetatakse koormisteks. Need on põhimõtteliselt maksud. Koormisteks olid näiteks teotöö, loonusandam, kirikukümnis, mõisavoorist käimine, abitegu ja nii edasi. Kolmandaks, talupojad mässasid korduvalt oma õnnetu olukorra pärast, aga edutult. Ka mõned mõisnikud hakkasid rääkima, et talupoegi ei tohiks halvasti kohelda. Neljandaks, Põhja-Eesti talupojad vabastati päris orjusest aastal 1816 ja Lõuna-Eesti talupojad aastal 1819. Viiendaks, 19. sajandi keskpaigas algas talude päriseks ostmine.
6. Eesti talupoja elu oli tsaariajal veel üsna sarnane rauaaegse talupoja omaga. 7. Tsaariajast pärinevad ka Eesti traditsiooniline rehielamu ning Eesti rahvarõivad. Aitäh vaatamast ja kohtume jälle!